tere hommikust. Nii, hakkame pihta rahulikult. Sündmusi oli liiga palju. Ma loodan, et te naela peal saite suured kasumid. Mina mitte. Mul natukene läks valesti, aga alustame siis ka sellest asjast, et vaatame, mis meil tuleb. Siis poliitikasündmused, nafta, jeen, naelad, audid, kõik asjad, värgid. Nii, hetkel küsimusi pole, nii et hakkame pihta, siis teeme naelaga, et alustame naela pealt, mis siit oodata ja siis nii edasi. Nii, nael. No, minu mudel siis sai kinnituse, et see 1.28 tuleb ära. Nii ta tuligi, isegi 29, see oli see hull päev. Nagu te näete, mul on siin päris palju siniseid noolekesi. Kokku neid on siis 6 tükki. Väljaminek mul tuli siin. Ma mõtlesin, natukene annab tagasi, siis lähen sisse rahulikult. See aeg, see mis siin oli, see mingi täielik uskumatu asi. Teen ta suuremaks praegult. Nii. Kus ta nüüd, näe see, et siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tehingut, siis mõned 2 tükki panin kinni stop lossiga. Siis midagi lisasin, ostsin, et see oli see hull päev. Ma ei teadnud sellest midagi, ma uudistest välja ka ei suutnud lugeda, et mis seal toimus poliitikas Inglismaal, ma ei olnud teadlik sellest ja FX Streetil midagi polnud, ilmus alles mingi õhtu paika, siis kui hind oli juba selle koha peal. No ja sellest alates siis hakkas konsolideerimine pihta, et siis tegelikult minu mõte on nüüd järgmine, kuna minu see mudel, see suur korrektsioon, mis siin sai alguse siis 16. jaanuar, on vist ära lõppenud selle liikumisega siin, ehk siis H4 peal topelt siksak, päeva peal suur mega siksak ja siis selle peal siis lõppes ära 4. laine, suuremas 3. et siin on veel 5. tulemas ja siis alles siis nädalate peal lõpeb ära 3. laine. Et selline on siis lugu, et jäin siis truuks oma variandile ja okei, 1.28 ma ei saanud. Juhtub, et mis siin teha. Ehitasin, mis ma siin ehitasin, seda püramiidi, aga see tund, mis siin tuli sisse, see must tund siin 100 pipi langust lihtsalt 30 minutiga. Et see siis siin natukene rikkus, see tund siin rikkus ära, et olin see aeg arvuti taga ja lootsin heale liikumisele üles, tuli alla, siis tuli väike paanika sisse ja siis tuli see rünnak üles, selle rünnaku üles liikumise peal suutsin 3 korda veel osta ikkagi, jõudsin ja loodan, et kellelgi teist läks ka siin naela peal päris hästi. Et nüüd siis, mis ma arvan, praegult käib selline konsolideerimine. Samas, nagu te teate, minu selline lemmikasi, see ristumine, mille järgi ma siin H1 peal lähen, varsti, mitte varsti, vaid siin tänase päeva jooksul arvatavasti, kui ta konsolideerib edasi, annab siis müügisignaali, siis tegelikult võiks ka proovida siin müüki teha. Samas, selline toetus on olemas, ta küll liigub sellises kanalis, aga samas, vaata, ega te ometi ei usu, et siit tuleb veel selline lipu moodi liikumine edasi üles, et mina ometi ei usu sellesse ja miks veel ma ei usu, et vaadake,
ma siin mingi 3 kuud järjest ütlesin teile, et tuleb see läbilöök siia 82, aga ei tulnud, sest noh, tegelikult mis ta siin tegi, 83.11, noh, see 83.3, 83.2 ei pidama ikkagi ja noh, samas okei, see liikumine toimus siia alla. Nüüd tuli suur aken, mis on siis seotud siis Prantsusmaa valimistega. Et igal pool on siis Prantsusmaa valimised ja tegelikult täna ja homme on vist see päev, kui kaubelda valuutadega on natuke raske, sest noh, siin selline suur auk, noh, 120 piipi. Samas, kuna turg ikkagi arvab, et see Macron võidab ikkagi Le Peni ja see on juba sisse, see positiivne tulemus siis teises ringis on juba hinna sisse pandud, siis 6. mail on see 6. mai. Kohe vaatan, see valimised olid, kas olid see 6. mai? Kohe, see oli 7. mai, nii 7. mai. Et valimised on sisse, hinna sees ja otse loomulikult siis selle pealt siis euro saab nüüd toetuse. Ma arvan, et mingisugusest langusest praegult euros ei ole nüüd mõtted üldsegi rääkida. Arvatavasti ta siin kasvab igal pool, et augud on, noh, uskumatu augud, 200 pippi, 200 pippi, isegi rohkem, no meeletu. Euro NSD samamoodi ja siin augud sees igal pool. Et kogu see nüüd laine asi oli mul niimoodi pandud, et siin oli lõppenud korrektsioon ja ma siin kauplesin selles 5. rohelises laines, samamoodi suutsin 2 tehingut hommikul avada, panin siis sellest 3. tipust üleval pool kinni, maksimumi peale välja ei läinud. See oli 1.0770 oli täpselt siis Fibonacci 61%, ega ma ei taha sinna minna tippude peale. Sain kokku 50 pippi 2 tehinguga ja noh, piirdusin sellega, et tegelikult siin jah, 1 tunni jooksul oli see. Siis tuli hea ja ilus selline tegelikult ilus langus. See reedene pauk, noh, kell 11, okei, las ta olla, aga no niimoodi teha, et nüüd nagu kogu mudel on natukene jälle rikutud ja kas noh, nüüd siis teist päeva lainet panna siia ei saa, sest hetkel on need tipud võrdsed 1.09.05, no 1.09.04, mis tähendab, et tegelikult kogu see korrektsioon peab nüüd siia ümber liikuma, et ma ikkagi arvan, et isegi selle positiivsuse peal kogu see liikumine on ikkagi nüüd varsti suunatud allapoole, et kõik need asjad nüüd lähevad siia, üks kaob siit ära praegult, vaata, et siis selline lugu, et vaatame, mis siit saab nüüd, kas siit saab toobeltoppu ei saa, et see tehnika inimesed, kes kauplevad tehnikaga, need siis võivad proovida seda võimalust siin ära kasutada. Samas, kui nüüd arvestada sellega, et siin teise vooruni on siis jäänud 2 nädalat, siis arvatavasti selle 2 nädala jooksul, noh, võib-olla mingi ajakiri tuleb välja, et Le Pen seal juhib, no siis natukene tuleb tagasilöök, aga me teame, et siin arvatavasti 2 nädala jooksul peal tuleb kauplemine ainult kuulujuttude peal, et olge valmis, et kuulujuttu tuleb palju, neid tuleb päris palju ja mina tegelikult soovitan selle euroga mitte siin tegeleda, kuna
praegult need liikumised võivad olla päris sellised volatiilsed, nad võivad olla 100 pipi alla, 100 üles või nagu siin, siis auk 100, palju oli üldse auk? 185 pipi, uskumatu, mis auk. Et 180 pipi, täitsa, no ei, no nii ei saa. Hästi, et ma ei teinud tehingut reedel. See on ainuke, mis mind nagu teeb mu tuju paremaks, et ma tahtsin müüa, sest väga ilus liikumine allapoole oli, siis oli ilus klassikaline korrektsioon, siis tegi esimese laine siia, siis tegi sellise tagasimineku ja siis siit tahtsin müüa, stop lossiks oleks ainult 50 pipi, no ja siis take profitid oleksid väga suured, lootsin pikenduse peal siis selles lilla kolmandas, see lilla kolmas nüüd kustub hetkeks ära ja millal ta nüüd tagasi tuleb, seda keegi üldse ei tea. Et siis euroga on nüüd saatus selge. Kõige tugevam valuuta teiste vastu, aga augud on sees ja stop lossid, kui te hakkate euro peale panustama, siis stop lossid on, ise saate aru, stop lossid on väga-väga suured. Nii et kui sa ostad praegult igal pool seda eurot, siis kuhu sa neid stop losse paned? No ei saa panna. Need on lihtsalt 250 pipi. See on lihtsalt, sa ostad, sa ei saagi stop lossi panna, sa ainult saad loota selle peale, et see Macron, see Prantsusmaa demokraatika partei esindaja siis 100% kindel, et ta võidab, aga me teame, et midagi 100%-list ei ole, nagu ka see oli Inglismaaga, sinna lendas see asi enne seda Brexitit, samamoodi pärast seda, kui Brexiti jutud hakkasid pihta, et lihtsalt vaadake naela ja siis euro peal tuleb samasugune mäng praegult päris mitu nädalat, ma arvan, et see mäng tuleb siis, et hoidke eemale siis eurost, et teist varianti siin ei ole. Naela peal veel siin saab proovida müüki panna. Euronael vist on nüüd suunatud siis, siin on euronaelaga on selline lugu, vaata, mis siit saab välja teha. Siit saab teha sellist asja. Päris seda tippu ei hakka kasutama. Nüüd siis euronaelaga saab sellist asja teha. Vaata, kui ta nüüd liikus siia ülesse päris hästi, siis kogu asi hakkab siin sellist kolmnurka moodustama. Samas, see on natukene kolmnurga moest nagu välja, aga võib proovida siit sellist asja teha, et kui nüüd kogu lugu on siin selline kolmnurga moodi, okei, see C-jalg on mitte eriti ja samas see auk peaks meid aitama, E läheb siia, kuna ikkagi naela saatus pole veel selge ja mis sealt saab ka ei ole selge pärast seda, kui nad väljuvad Brexitiga, et vaata, mis siit saab, aga ma ei soovitaks siis praegult, siin praegult on raske osta seda, kui mängida seda varianti, et pigem ootame ära, kui ta siin veel midagi teeb, et minu variant selle 82-ga arvatavasti on veel ka tegelikult elus, kuna see C on siin päris kõver. Nii et see on siis niimoodi, et sinna 50% ja sinna 50%. Samamoodi ei saa midagi teha. Halb lugu tegelikult. Nii et see jätame ka vahele. Liigume siin natukene NSD peale. Et NSD peal ma tegin tehingut samamoodi eelmine nädal. Hästi, et ma seda kinni panin enne, kui see inflatsiooni uudis tuli välja. Inflatsioon tuli välja, asi kasvas. Ma läksin sisse siin, teenisin siin
no teik oli päris suur, aga põhimõte oli see tehingule, et hakkas vajuma siin Ameerika sessiooni ajal, tegin, palju siin teenisin, midagi teenisin, 15 pippi lasta olla. Et päeva jooksul ei olnud mind arvuti taga, aga siin ta vajus ära. Mis me joonistasime eelmine nädal oli see piir, mis oli, see kasv oli piiratud. Nüüd natukene olukord on muutunud NSD-ga. Minu arvates nüüd see kasvamispiir on nüüd järgmine. Ma lihtsalt teen selle järelduse, miks. Vaata, vanasti oli järgmine reedel. Nüüd, kui nüüd Bloombergid vaadata ja kõik asjad, siis indeksid kasvasid Euroopa optimismi peal meeletu. Ja vanasti oli niimoodi, et euro sai oma sellise kingituse, aga samas vaata oli sellised paarid, Audi ja NSD. Ja kui nüüd maailmas läks väga hästi, siis, kuidas maailmas, et börsid olid rohelised, siis Audi ja NSD kasvasid. Ja nüüd, kui maailmas on optimism, et eurotsoonis midagi sellist radikaalselt ei muutu, siis minu meelest nii NSD kui ka Aud peaksid siis kasvama. Ja nüüd siin NSD-d vaadates on siis samamoodi päris selline raske liikumine toimumas, et üles-alla. Siia ka, et arvatavasti, see kogu trend on ikkagi suunatud allapoole, samas kui tegu on nüüd 4. lainega siin, päris, et see peaks tulema raske liikumine ja umbes 0,7125 olekski see õige selline koht, et kuhu see võiks minna, aga selle peale ma ei lähe, et ma ei osta, ma saan aru, et vaadates selle graafikut on näha, et jah, on suunatud ülesse. Samas palju parem koht on ikkagi Aud, sest Aud NSD lõpuks ometi lõpetas oma seda jama, ta oleks peaaegu ära rikkunud ilusa liikumise. Meil oli teise laine, päevalaine lõpp 1.06.14, siis see 4. oli väga sügav. Sellest tuli ilus selline impulsi moodi selline liikumine üles, nüüd tegi korrektsiooni ja nüüd ma ikkagi arvan, et on alanud see 5. laine ülesse ja kui nüüd kõik klapib praegult selles variandis ka nagu naelas klapis, siis mis saab oodata? Saab oodata järgmist asja, et see Aud peaks kasvama siis palju kiiremini võrreldes siis selle NSD-ga. Nii et kui NSD siin kasvab, palju kasvab, veel mingi 100 pippi, siis Aud peaks lõpuks ometi kasvama sinna päris ülesse. Nii, vaatan siia. Nii, EURUSD võimalikult müügitasandid. Neid ei ole praegult. Müüki ei saa minna euro peal. Sest ma just rääkisin, miks ei saa. Sest optimism on väga suur. EURUSD kas topelttippu otse, jah, sellest ma rääkisin, jah, et võib proovida seda topelttippu kuidagi moodi kasutada, aga siis väiksema kogusega, kui sa tavaliselt kaupled. Nii, ja, tšau Marko, jah, 7. mai on Prantsusmaa valimised. Nii, lähme edasi. Siis Audi peal on mul praegult ka tehing avatud, siis mul on ost 75.38 tehtud ja ma tegin misklikki. Ja mind pandi kinni ja avasin uuesti. Mis veel aitab meid siia ülesse? No okei.
tegelikult ainuke asi, mis aitabki meid, ongi eurooptimism ja noh, Audi saab aidata lihtsalt stabiilsus, aga NSD-d saab aidata inflatsioon, mis kasvas siin päris hästi. Pärast nad siin natukene tegid ja vaadake, kes seal double topi hakkab kasutama. Vaata siia NSD peale. Et see double topi formation viimati kuidagi edu ei too, sest no okei, teeb seda formatsiooni siia ära, on kõik ilus, lööb läbi, ja siis tõmbab ennast üles tagasi, et sellepärast, mis ma soovitan euro peal, kui keegi tahab proovida, noh, küll aga vastu trendi praegult on väga raske panustada, et proovida just praegult siin seda müüki teha, et mitte oodata, kui see double top formation tuleb siia alla, et ja müüa siit, et 1.05.77 pealt, et üsna mõttetu tehing tuleb siit, väga pikaajaline. Et pigem proovida seda siis siit lühikeseks minna. See on ainuke variant, samas mina arvan nüüd sellist asja, et kogu see jama, mis siin korrektsioonis on käimas, noh, kas ta nüüd edasi läheb? Kui te nüüd vaadata, kuhu veel ta võiks minna, siis järgmine tase on siis 1.10.21. No, kui ta edasi läheb, siis peab kõik ümber joonistama, et siis kogu see moos peab ümber joonistama ja mis on, ja see ei ole päris hea asi, kui seda ümber joonistada. Nii, siis lähme edasi ja jeeniga. Jeeniga oli selline lugu terve nädal, ma istusin ja ootasin, kui ma saan teha tehingut jeenis. Terve nädal ta tegi seda ilusat, rahulikku liikumist, nagu ma joonistasin siin ja siis tahtsin siia alla seda viimast liikumist saada. Tahtsin sisse minna, vaatasin ja vaatasin, millal ta siis alla hakkab vajuma. Plaan oli väga heal teel, kõik oli ilus, tehti siia ilusa korrektsiooni, mindi allapoole juba, hästi, et ma reedel sisse ei läinud. Nüüd kõik hüppas üles ja nüüd tegelikult on selline olukord tekkinud, kus on võimalus, et tegelikult kogu see lugu on lõppenud juba selle koha peal, sest tuleb välja niimoodi, et see 4. oli tegelikult siin, siis see 5. läheb siia ja siis on liikumine lõppenud ära siis, kus 5. ei läinud 3. allapoole. Lihtsalt sellepärast, et see optimism, mis siit tuli, ja juhtub. Kiiremini on, noh, hommikul minu arvuti ei tööta. Nii, et nüüd on selline lugu, ma proovin tegelikult juba pikaks minna, aga ma proovin seda otse loomulikult mitte selle taseme pealt, vaid siis, kui ta vähemalt vajub. No ma loodan, kui ta vajub alla, siis lähen pikaks, et plaan on järgmine. Määran tsooni endale praegult siia. Määran endale tsooni. See kollane tsoon sobib ostudeks. Siis stop lossiks samamoodi sobib circa see tsoon praegult, et sinna alla pole mõtted juba panna, muidu asi muutub päris suureks stop lossiks. See mulle ei meeldi. Et vaatame, mis siit saab. Ja siit ma loodan, et siit läheb nüüd üles ja siis kogu see korrektsioon sai otsa ja hakkab see kasvav trend sinna ülespoole, et siis hakkan siin H4 peal iga tekkinud miinimumi peal H4 peal siis hakkan ostma. Selline on plaan, aga vaatame. Väike
plaani muudatust võib tuua siis USA SKP. Kui see tuleb positiivne, siis kui positiivne SKP tuleb välja, siis ma ostan kohe pärast seda uudist, siis teen järelduse. Kogu see liikumine on juba ülespoole suunatud ja on vaja lihtsalt müüa jeeni ja siis osta kas usti selle vastu või veel midagi. Otse loomulikult euro jeeni, 400 pippi. 400 pippi. lihtsalt no comments. Kust seda osta nüüd ma ei tea lihtsalt. Samamoodi stop lossi siia ei pane. Kui sul oli selline liikumine siin 400 pippi, siis sa ei saa panna stop lossi 60 pippi. See ei ole mitte midagi, sest nad võivad siin 100 pippi üles alla teha. Tehing jääb lihtsalt tegemata. Järgmine lugu, nael. Näete, joonistasin siia ja läks lihtsalt selle poliitika sündmuse peal lihtsalt ülesse, et naelega on siis samamoodi ja ma arvan, et nüüd on korrektsioon juba ära lõppenud. Siis arvatavasti teeb samamoodi korrektsiooni, aga naela peal nael jeeni ma ei osta, sest ma arvan, kui euro nael kisub sinna ülespoole nüüd, siis see nael jeen vist eriti raha ei anna. Tegelikult variant jääb alles selline, et ust jeen. Kipun siia ust jeeni peale panustama. Ja siis arvan, et see toob meile edu. Selline plaan on, et aud jeeni ja NSD jeeni otse loomulikult ei kasuta. Need ei ole üldse mingisugused liikuvad paarid ja nende pealt ka raha nii palju ei teeni. Nii, kas euro positiivses valguses võiks kullaga pikaks minna? Ei saa. Kellegil pole vaja seda kulda. Kui on nii positiivne atmosfäär, siis kulda kellegil pole vaja. Ja kuld vajus kanalist välja. Ma joonistasin kanalit, nii et kui praegult midagi kullaga ka teha, siis müüa. Ta siin vajus minu kanalist välja, tegi tagasilöögi ja nüüd ilus selline kauplemisvõimalus lühikeseks minna. Nii kaua, kui on optimism selline turgudel, siis kulda kellegil pole vaja. Ja siit võib tulla päris suur vajumine. Mina kullaga isiklikult ei taha eriti mässata. Mul on temaga omad sellised ajaloolised tehingud. Aga siit võib tulla juba ka tänase päeva jooksul siin päris suur langus võib tulla. Et pigem müüks siin seda asja. Ta oli ilusas kasvavas sellises trendis, aga see auk on samamoodi väga suur. $17. Päris suur auk tuli sisse ja see tähendab ainult ühte asja. Kui on selline positiivsus käimas, siis lihtsalt nüüd seda kulda. Vot selline lugu. Et mis ma veel tegin? Ma tegin naela peal nafta peal tegin tehingut. Kus see tehing on? Kohe vaata. Näe siin. Ma ei tea, miks ma kinni panin. Ma tegin müüki ja siis ta vajus $2 2 tunniga. Ei tea. Lihtsalt tegin lühiajalise tehingu ja oligi kõik. Variant on järgmine. Siis kui vaadata nüüd seda asja, siis kas ta nüüd hakkab üles koguma jõudu 3. päeva laines või mitte, sõltub nüüd, mis ta siin sõltub? Sõltub lihtsalt sellest, et selline tunne, sellist asja meile ei sobi. Meile sobiks umbes selline valgete küünlate kompositsioon siia ülesse. Siis oleks väga hea. Kui ta nii teeb, siis arvatavasti kogu see korrektsioon võib veel jätkata.
samas see korrektsioon on nüüd juba siin päris sügav. Et mis siia võib veel tekkida? Noh, selline lõppdiagonaal võib tekkida siia. Samas see on natukene väike tõenäosus, et siia tekib selline lõppdiagonaal. Ma arvan, et ikkagi liigume siin tavapäraselt, klassikaliselt üles ja lõpuks ikkagi minu need eesmärgid 55 suve ajal ja siis ka 70 sinna septembri paiku ikkagi täituvad ka. No need on sellised pikaajalised vaated, aga praegult naftat selle taseme peal otse loomulikult osta ei saa. Et kui ta nüüd siia natukene vajub, siis võib proovida. Samas korrektsioon on sügav, kiire. Nii et tegelikult ma arvan, et ta võib veel vajuda. Ta võib veel vajuda, ta vabalt võib vajuda siia 48 peale. Et see võib ka olla, sest siin on hea selline toetus olemas. Et see 48 on päris okei, samas on siin ka kanal. Et ma arvan, et ta siin see nädal ei ole nafta kauplemisnädal veel. Et ta siin teeb igasuguseid liikutusi ja kui midagi poliitikat siia sisse ei tule, nagu siin euro peal ja naela peal, siis ta rahulikult hakkab siin mingi aeg varsti ka kasvama. Selline plaan on mul siin selle naftaga. Nagu te näete, euro praegult siin langes juba 20 piipi sellest ajast, kui me hakkasime rääkima. Aga nüüd tegelikult boonus on järgmine. Praegult saab teenida raha börside peal. Ma arvan, et kõik nad avavad ennast. DAX, Dow Jones, FTSE, siis DAX on siis Saksamaa oma. Ma arvan, et siin tuleb kõige suurem auk sisse ja nii ta ongi. Euro positiivsus annab meil võimaluse kaubelda DAXiga praegult. Ma arvan, et ma pole neid vaadanud, aga kui selline sündmus on tekkinud, siis otse loomulikult siin saab osta kohe selle peal, sest kui nüüd 2 nädalat arvestada kuni järgmise valimise raundi, siis see võiks siin kasvata päris hästi. Samas, Inglismaa oma vist nii palju ei anna. Ta siin langes päris hästi, et Inglismaa FTSE-t ei kasuta, aga saab kasutada veel Dow Jonesi. Ma arvan, Dow Jones on lõpetanud siin sellise raskema, mitte raskema, vaid sellise korrektsioonise liikumise. Kuidagi kõver tuli välja, jah. No tegelikult ei ole lõpetanud, vaata täpselt, no nii. Tegelikult kui nüüd üle sellest surub, siis vot see koht 20 000, mis ta on siin, 20 750, 20 800 on siis buy koht. Tegelikult kui nüüd euro peal on seal manulised stop-lossid, siis just indeksite peal on võimalus just kaubelda. Ma ei tea, kas keegi Nikkeid Jaapani indeksit tegi, sest kui nüüd vaadata Jaapani indeksit, siis see tegi öösel päris sellise hea liikumise ja selle peal tegelikult võib kopeerida seda, mis Hongkongi saab vaadata ja Nikkeid. Et kui nüüd arvestada sellega, mis tegid siis öösel, ei teinud midagi tegelikult. Siin avasid hästi ja siis jäid seisma, et ootavad siis eurotsooni. Et mis siit saab? Vaatame, et see, Hongkongi ei saa. Et meil on võimalused siis Dow Jones päris heas seisus ja DAX. Ma arvan, et DAX peaks olema see kõige hea, aga meil on olemas veel ka Prantsusmaa oma. Prantsusmaa indeks on meil ka olemas, peab lihtsalt seda üles leidma. CAC 40. Vot see peaks tegema, õige.
Nii, Prantsusmaa indeks. Vaat see peaks tegema siis kõige parema liikumise ja see avab just siin 20 minuti pärast või tegelikult juba läks lahti. Kell 9 läks lahti. Näete ise. Vaat seda peaks kauplema praegult, et saime siin ilusti vastupanust üle. Naeran, et nüüd teekond on avatud sinna ülespoole. Nii et kõige parem on siis vist selline järjestus, et siis Kats, siis DAX ja siis Dow Jones. Et mina isiklikult arvatavasti valin Dow Jonesi, sest minu kauplemisstrateegia järgi see sobib päris hästi, et kui nüüd seda seisma panna, siis siin on ilus selline korrektsioon, väga hea, et hüppas siin liikus, et hakkas pihta see liikumine. Ma arvan, et ta siin hüppas palju, 230 pippi, aga ma arvan, et liigub ka veel edasi, et ega see 21 000 ei ole mingi piir, see mull, see aktsiate mull peab suurenema, alla eriti ta minna ei saa. Nii et kuna aktsiate mull kasvab, siis ka Dow Jonesi indeks samamoodi kasvab. Nii et siin on võimalused, et valuutade peal on siin rasked seisud hetkel, aga indeksite peal on seis natukene kergem. Nii et teie valida, kus te täpselt tahate siis kaubelda. Mina kauplen ettevaatlikult, et päris palju tehinguid ei tee. Nii et tsoonid on mul määratud, paika pannud ja vaatame, mis siit saab. Saab küsida, kirjutage küsimusi. Vaatame Ust-Kaadi. Ust-Kaadiga eelmine nädal oli siis meil teiega. See oli 17. aprill, et saime kokku, siis natukene vaja ja siis läks üles. Ja. Nagu ma ütlesin, Kaadiga on mul sellised vanad kontrad ja Kaadiga mul eriti hästi ei lähe, nii et kasvas päris pikalt üles. Et see sell, mis ma siin mõtlesin, ei läinud läbi ja see mingi virvar siin korrektsioon on edasi käimas. Et kui mina näen sellist graafikut, ma otse loomulikult ei taha üldse midagi sellega hakkama pihta tegema. Et selline lugu. Nii, JBP kaardiga on sama lugu nüüd. Siin liikumine on toimunud JBP Audi peal ka, et igal pool isegi crosside peal on sellised liikumised ära toimunud. Et praegult on selline lugu, et kas M5 peal üritate seal midagi välja noppida või siis pigem see esmaspäev, mis täna käimas, siis jätate lihtsalt vahele ja vaatate, kuidas graafikud joonistavad liikumised ja siis, kui on parim sisenemiskoht, siis ka kauplemiseks olete juba valmis. Minu mõtted on järgmised. Ma arvan, et see nädal ma ei tee isegi 5 tehingut. Eelmine nädal palju ma tegin? 5 tehingut tegin, aga see nädal vist täna jääb vahele. Mul laud on juba avatud. Seal üritan mingit püramiidi välja ehitada lõpuks ja siis ära näidata seda. Nii ongi, et nael, mida teeb JBP Ust? Okei. Mida teeb JBP Ust, nagu ma ütlesin ja minu mõtted on siis sellised. Ma arvan, et ta annab siin signaali meil cross MA20 100 siis selli peale ja siis selle selli peale lähen sisse
stop lossiks panen siis, stop loss tuleb umbes 1.28.4 ja siis take on nagu alati, et siis take on siis selles süsteemi järgi umbes selline, et ja siis vaatame, mis sealt saab, et kaotuseks tuleb 60 pippi, kasumiks 180 pippi võib ära teha, nagunii see siin lõpuks mul tõi kasumit. Tegelikult vaadake, mul on 7 tehingut oli naela peal. Ma siin ehitasin, tööd oli palju. Oli ikka palju tööd. Ja 1, 2, 3, 4, 5 päeva ootasin selle tehinguga. See läks mul kinni siin. Niimoodi peab situatsiooni lahendama. Jääte truuks oma variandile ja siis ei juhtu midagi halba. Selline plaan, et peaks siia vajuma tegelikult. Kuna see oli selline poliitiline liikumine, siis ma arvan, et peaks ilusti vajuma siia vähemalt sellele 1.26, palju siin, 1.26.20, et saaks. H4 peal vaadates otse loomulikult see liikumine on täitsa võimalik. Nii. Keegi mingit joonistust, oma joonistust tahab näidata, oleks kasulik. Praegult siis kanal on järgmine. Üks kanal on selline. Ilus kanal täpselt, liikus ära. Nii. USGBP, kuhu liigub tõusva trendi korral? 118, aga see võtab oma aega, nii et H4 peal iga miinimumi peal proovida osta ja siis eelmisest maksimumist, kui ületatakse, siis ma hakkan kinni panema. Et siis nagu selline step by step kauplemine, et mingit pikaajalist tehingut ei tee. Et arvatavasti ma loodan ikkagi liigub nagu tavaline paar, et üles, siis alla, siis ostan, üles, panen kinni, alla, ostan, eelmisest maksimumist üle, jälle kinni ja nii edasi. Et jah, 118 on pikaajaline perspektiiv, aga siin lühiajaliselt ma arvan, et kui nüüd see on õige koht korrektsiooni lõpuks pandud, siis rahulikult, siis see nädal ma arvan võiks lõpetada siin, kui SKP tuleb positiivne, siis umbes 112 võime ära lõpetada see nädal. Et mulle ei meeldi, kui tulevad mingi ekstreemne volatiilsus. Et kui midagi erakorralist ei tule, siis arvatavasti 112 on see päris hea koht, kus see nädal võiks ära lõpetada seda jeeni liikumist. Vot selline lugu. Vot. Nii, kui rohkem küsimusi ei ole, siis aeg hakkab otsa saama. Aitäh, et teid tuli uuesti uus rekord, registreerimisrekord. See on väga hea. Loodan, et see asi aitab teid. Et siis kaubelge rahulikult, ärge kiirustage. Kui on 50-50 olukord, mis me teeme, me siis ei kauple. Kaupleme siis, kui kindlust on rohkem. Nii et edu teile ja siis järgmise esmaspäevani.